Tere! Mul on suur rõõm ja au seista jälle täna teie ees 3. korda, sest kätte on jõudnud Võrumaa eakate 3. festival. Püüame siis selle tänase päeva ilusti vastu pidada, sest päev on päris pikk, aga on ka pause, kus saate veidi ennast lõdvemaks lasta ja eks vaatame, mis siin päeva jooksul välja kujuneb ja on. Aga siis 3. kord, ilusad eakate päeva teile kõigile muidugi. Ja annan sõna tervituseks Võru linnapeale härra Anti Allasele. Ta tuleb siia ekraanile muuseas. Tere ellunänny ja rõõmsaveetse inimesed. Nii kui te näeti, kahjus saima tähendab ülsiliselt ikka olla, kuid tuust huulmata ole mõtet siin. Kotost välja tõisi manu on mu arvates väärega õige üleskutse, sest ütsindaled igames ja muremata tuleb ka päev ja tuu viimane kimmane halb. Ja ega üldse oma veidikene keerulitsema au kätte jõudnud, tuud inem tule rohkem nüüd kokku hoita ja üksteist avita. Paljud teist oma nooruspõlvel palju hullemid aigunen, a tuust huulmata ilosta siia jõud. Saami ikka nüüd hakkama. Soovi, et valitsusel oleks mutsova vannule inimestele pintsi manu panda, sest tuu sendi peon veeretamine õks läheb päris jälles. Te olete tuu puhjakärtiin. Aga tähendetses soovin teile rõõmsad olemist ja trehvemi jälg. Olge terve! Tegelikult me võime ka Antile soovida, et olge terved ja pidage vastu seal linnavalitsuses, ega see ka lihtne amet ei ole. Järgmiseks annan sõna Võru valla volikogu esimehele härra Georg Ruudale. Austatud saalis viibijad, mina tervitan teid Võru valla poolt. Sellised üritused nagu eakate festival aitavad meie mõtted eemale viia igapäeva muredest. Ja nagu me teame, muretsemiseks põhjust on küllaga. Meie säästud pangaarvetel põlevad, igapäevane toimetulek on muutunud keeruliseks. Aga meie muretsemine neid probleeme ei lahenda. Nii unustame täna need mured. Tänan tänase päeva korraldajaid. Jään ise suure huviga ootama kontserti. Peagi meie ette astuv Tõnis Sarap elas oma esimesed aastad Väimelas. Ja kui mina töölt koju tulin vahest, jooksis ta auto juurde ja selge kõlava häälega teatas: tere, vallavanem. Tubli poiss, et selline noormees on üles kasvanud. Soovin teile kõigile ilusat sügise jätku. Ja kuna saalis on ka abilinnapea Sixten Sild, siis annan sõna ka talle. Tere, head eakad. Siin me nüüd siis oleme. See noor poiss, kes äsja ekraanil esines, oli kunagi minu õpilane koolis. Ja on ilmselt väga asjakohane, et valitsuse kõige eakam liige saadetakse eakate festivalile. Tegelikult oleks Anti hea meelega siin ka teie ees füüsiliselt olnud, aga Anti on praegu Prantsusmaal meie sõpruslinnas Chambray-le-Touris linnadelegatsiooni eesotsas. Chambray linnapea käis suvel meie linnapäevadel ja väga palus, et linnapea tuleks isiklikult ka nende vastukülaliskäigule. Eelmise nädalavahetusel me koos Antiga loometalgutel, olete kindlasti kuulnud, Vunki Mano. Ja andsime Vunki Mano sellisele teemale nagu kuidas muuta Võru linn veelgi lastesõbralikumaks. Meil oli selline hästi hea tõhus töörühm ja teate, milleni me jõudsime kohe esimese poole tunni jooksul. Me jõudsime selleni, et meie kogukonnas ei ole piisavalt hästi
teadvustatud, mis asi on tegelik lastesõbralikkus. Te korra mõtlete selle peale, mis asi see lastesõbralikkus on, mida meil kõige rohkem siin puudu on. Ja meie jõudsime seal töörühmas kohe seisukohale, et tegelik lastesõbralikkus ei tähenda seda, et meil on iga pargipingi asemel on kiik ja mänguväljak on iga 10 meetri tagant. Ja leidsime, et tegelik lastesõbralikkus on see, kui lastele antakse vabadust, vastutust, seatakse piirid ja laps saab tähelepanu, eelkõige tema enda vanemate tähelepanu ja loomulikult ka vanavanemate tähelepanu. See on see, mida meie lastel praegu kõige rohkem puudu on ja mida me tahame oma kogukonnas saavutada. Ja teie olete siin väga tähtsad rollis selles pildis. Teie vanavanematena saate ju väga palju aega pühendada lastelastele. Oma lastele olete te omal ajal seda juba jõudnud anda, aga nüüd oleks vaja lastele minna appi ja kasvatada seda ülejärel tulevat põlvkonda nagu kord ja kohus. Mul on väga hea meel, et täna on teid siin nii palju saalis, et ka Põlvamaalt toodi kõik Vana-Võrumaa ärksamad eakad siia kokku, sest selliseid üritusi on tõesti väga vaja, nagu valla volikogu esimees juba ütles. Ja siia tuleb alati kokku see kõige aktiivsem osa meie eakatest. Mul on suur hea meel teid tänada selle eest. Ja enne kui läheme festivali sisuliste tegevuste juurde, haarates kinni Anti sõnasabas siin ekraani peal, kui me eelmine nädal andsime temaga Vunki Mano, siis nüüd on Antil uus plaan Tallinnas saada teile Pinssi Mano. Edu teile kõigile! Aitäh, Sixten! Vunki Mano. No jah. Aga tore on see, et te olete kotost välja tulnud õiste Mano. Ja too ongi kõige olulisem, sest koos sünnivad head mõtted, head ideed. Mis me täna teeme? Räägin teile hästi lühidalt. Kui mina siin oma jutu lõpetan, tuleb teile lauale kontsert Tõnis Sarapilt ja Kaupo Pennertilt. Edasi loeng, kohtumine Rita Rätsepaga, eakas ja tema toimetulek tänases maailmas läbi psühholoogi silmade. Kell 1 lõunasöök ja toitlustab meid Nele Catering ja nende poolt pakutav lõuna on siis tasuline ja maksab 3 eurot. Et seda te saate siis ise vabalt valida. Kell 2, kui lõuna on läbi, alustame siit kõrvalt saalist, kontsertsaalist, Võrumaa tantsijate, lauljate ja pillimeestega, kontsertiga, aga ma tean, et seal on ka Põlvamaalt, Põlvamemmed on kohal ja kui ma praegu eksin, ma parem ei ütle, siis võib-olla on veel kuskilt väljastpoolt Võrumaalt külalisi. Nii et kuskil 17.30 peaks olema see meie kontsert läbi. Me loodame ise, et see kontsert lõpeb varem natukene. Me teeme siis üks 10-15 minutit pausi ja siis teeme ära loosimise. Võru Selver on välja pannud 15 loosikotti tänastele külalistele, nii et te kõik saate osaleda loosis. Ja kui loos on ära tehtud, siis 17.30 või natukene hiljem tuleb siin samas kontsertsaalis teie ette improteater Ruutu 10. Kuidas see kulgeb, seda saate juba näha. Ma loodan, et te ilusti peate selle pika päeva vastu ja me koos saame ütelda ka lõpusõnad seal kontsertsaalis. Aga kuna täna on ka rahvusvaheline muusikapäev, siis astub teie ette Võrumaa oma poiss Tõnis Sarap ja klaveril saadab teda Kaupo Pennert. Palun! Only fools rushing, but I can't
Could it be her sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows slowly to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Take my whole life through, for I can't help falling in love with you. Kui me alustame oma kontserti alati Saaremaa valsiga, siis on üks lugu, milleta me ei saa ühtegi kontserti teha. Ja selleks on, ma võib-olla ei ütle kohe ära, mis lugu see on, räägime võib-olla ühe vahva loo vahele. Selle loo on kuulsaks laulud üks väga tuntud Eesti laulja. Ta on praegu sama tuntud kui Georg Ots omal ajal. Miks te võite pakkuda, kes see võiks olla? Oh! Aastat tuleb ikka mingisugune, mis sealt tulevad, nublud ja keegi, kuulsime keegi, Andrei Sevaakin pidavat keegi. Aga Ivo Linna tõepoolest, Ivo Linnaga on vahva lugu, et kui veel muusikakeskkoolis käisime, siis Nõmmel Janseni kaubamajas, nüüd on seal Maxima ja kõik on uus, siis oli veel vana ja Janseni kaubamajas, läheme seal vahetunni ajal poodi nagu ikka, koolilapsed ja oli Ivo Linna, ostab banaane. Kaltsiumit vaja, banaanid pidid head olema. Nõustute, jah? On. Sööte ka banaane, jah? Vot, Ivo Linnal kuidagi on jah selline, et ta käib nagu meiega kaasas. Me oleme vist ühel esinemisel oleme sattunud kokku küll, aga lava peale. Aga ta käib meil kuidagi nagu igal pool kaasas, Tõnis võib-olla teab. Ja neid lugusid on tegelikult veel. Me oleme sõitnud ka koos, ükskord läksime Tartusse esinema, aga ma ei teadnud siis Eesti kontserdibussi ja läksime Lux Expressiga ja tuli välja, et kas Ivo Linnal on ka vist kontserdibussi, sest ka tema oli Lux Expressis. Aga minu maakodu on Saaremaal ja sinna ma satun päris tihti ja nüüd on nendel uute programmidel on uued need
kuidas seda nimetada, teavitused jah, mida ütleb siis Ivo Linna, eks ole, noh, tere tulemast Parlaga Piret või siis Tõll, eks ole, räägib, ma mõtlen jälle igal pool, eks ole, Ivo, eks ole, aga nüüd siis pöörasin oma pilgu vasakule ja vaatasin Ivo Linna ja teate, mis ta tegi? Sõi banaane, nii et ma arvan, et banaanides on asi, miks ta on nii hea, nii et mina igal juhul hakkan kõvasti rohkem banaani sööma, kui ma peaksin. Aga midagi teha pole, Kiki Lips on laul, mis ei puudu meie kontserditelt ja ka täna. Siin maa peal keegi veel, kikilips temmes štikiks, kikilipsu pühaks pean. Kikilipsuga siin ilmas kõik ma kätte saan. Kikilips näeb lahti uksed, murrab lahti südame. Ei kikilipsu vastu saab, siin maa peal keegi veel. Kikilips temmes štikiks, kikilipsu pühaks pean. Kikilipsuga siin ilmas kikilips teeb lahti uksed, murrab lahti südame. Hei, kikilipsu vastu saab, siin maa peal keegi veel. Aitäh, Tõnis, aitäh, Paul. Ma usun, et need kaks kikilipsu siin laval murdsid täna tee meie kõigi südamesse. Nii et see õnnestus teil. Aitäh. Ja naer murrab tõesti tee igale poole. Nii et naergem ja suur aitäh veel ka. Aga siis mina Rita Rätsep, nii nagu välja kuulutati ja minu igapäevane töö on tõesti psühholoogitöö. 5 päeva nädalas, täis tööpäevad ja sinna juurde siis vahetevahel nädalavahetustel ja mõningatel tööpäevadel ka saab sõita mööda Eestimaad, kohtuda erinevate inimestega, teha koolitusi. Ja täna meil ei ole siin iseenesest koolitus, võib-olla on parem, kui ma nii tulen äkki, vaid pigem on see välja kuulutatud kui vestlusõhtu, mis tähendab seda, et mitte ainult mina ei räägi, vaid teie räägite ka. On nii? Ahah, tüüpiline eestlane, et joo, kohe hästi energilised. Aga ütleme, et see psühholoogi töös kuskil 70-75% oma tööst ma tegelikult tegelen lastega. Laste ja loomulikult lastega kaasnevad ka lapsevanemad ja päris tihti ka vanavanemad. Ja kliinikus eriti, ma töötan ka kliinikus eriti jõuavad ka tegelikult minu juurde eakad. Kes on eakas? Mina sain ka nüüd suvel eakaks. Päris huvitav, et eakas pidi hakkama kuskil siis 60-selt, jah. Et see pidi olema vanem keskiga. No selge. Tänapäeval on see vist natukene muutunud. Aga huvitav fakt oli see, mis ma kuskilt hiljuti lugesin, võib-olla ka teie teate, et eakate osakaal maailmas väga palju tõuseb. Ja tänases maailmas on 800 miljonit eakat, ehk 60+ inimest. Päris palju ja ennustatakse, et 2050 on meid juba 2 triljonit või miljardit. Palju siis on? Ma ei tea, miljardit ilmselt. Et päris palju, et eakate osakaal tõuseb. Miks? Mis te arvate, miks? Aga miks on eluiga pikenenud? Eluiga on pikenenud, selge see, eks ju, et isegi ma vaatan, meil kliinikus perearstid ütlevad, et kui vanasti oli 60-ne patsient või 80-ne, eriti oli täielik haruldus, siis tema registratuuris, või meil on neid seal mitu, on 90-ne juba täiesti normaalsus. Et üliäge tegelikult. Aga miks on nii, et eluiga on pikenenud? Mis teie arvate? Elamistingimused kindlasti on paranenud. Loomulikult see hõlmab siis ka kõike, mis puudutab toitu. Kindlasti meditsiin tuli siit.
aga mis te arvate, äkki on ka paranenud teadlikkus, eks? Ja sinna juurde kuulub ka vaimse tervise ja füüsilise tervise eest hoolitsemine. Ja võib-olla natukene ka see, et enam ei ole nii palju rasket füüsilist tööd. Võib-olla ka see, eks ju, võib-olla nii. Ja mõned punktid, mis mul paluti rääkida, oligi psühholoogi pilgu läbi, et mida näiteks mina igapäevaselt oma töös näen, kui minul käivad vastuvõtus eakad inimesed, siis selge on see, et keegi ei tule psühholoogi juurde, et kopp, tere Rita, tahtsin öelda, et mul on õudselt äge pensionipõlv, kui sina pensionile lähed, sulle ka kõike head. Et ilmselgelt tullakse ikkagi muredega. Ja mis te arvate, mis on ühed suuremad mured ühe eaka inimese jaoks, millega, ja see on väga armas ja väga tore ja väga vajalik, et tullakse psühholoogi juurde. Aga see on julgus, on ju? See on suur julgus. Ja väga tublid, kes seda tõesti teevad ja leiavad, et alati ei pea midagi viga olema. Et mõnikord on ka vaja lihtsalt oma mõtteid tuulutada, sest mina näiteks ise nimetan ennast mitte psühholoogiks, vaid mõtete tuulutajaks. Inimestel on lihtsalt mõtted natukene kinni jäänud ja nüüd tuleb neid natukene seal tuulutada. Prouad teate, eks ju, kuidas selle riidekapiga on, et teete lahti, hakkate koristama, vaatate, et oi, see kleit on ikka nii armas veel või no ma ei tea, kunagi ikka kannan ja panete sinna kappi tagasi. Ei ole vaja, viige uus kasutus. Kellegi vana on kellegi uus ja las ta olla, las ta läheb uuele ringile. Et mõtetega on samamoodi, et väga palju mõtteid, see on lihtsalt metafoor, eks, aga mõtetega on samamoodi, et väga palju mõtteid on meil kinni jäänud ja me ei vaja neid enam. Ja väga palju on ka sellist, mida me teame, me oleme elu jooksul väga palju kogenud, õppinud ja meil on seal riidekapis või seal hingekeldris on väga-väga palju kõikvõimalikke häid strateegiaid, häid mõtteid. Aga me oleme tagasi.
ja aitäh Irja Arofile. selle tantsu tegid, siis ma mõtlesin, et see on ühekordne projekt, aga võta näpust.
Järvisenellä pois, mutta jäi toki
talking to when I'm not thinking of just how much I love you. I'm thinking about the things we used to do, like walking the park, like kissing the dark, like saying goodbye. What about the night we cried? Things like a summer's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing, and the face I see each day belongs to you. But there's not a single sound and there's nobody else around, but just me thinking of things we used to do. Like falling apart, like kissing the dark, like saying goodbye. What about the night we cried? Things like lovers wild, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Mis saadaks maailmas, mis kui veel.
kuid ometi süüda, neist valutab maa. Ei ole ma üksi, kuid liigud mu ring, mu igatsus ootamas mind. Et oleks rahu ja veidi päikest, mis saadaks mu magal nii suur kui väikest. Et oleks rahu ja veidi rõõmu, mis palju soojust meil hinge tooks. Et oleks rahu ja õnne ilma, mis paneks nõrvagi nukrad silma. Et oleks rahu ja veidi teadvust, et iga kevad meid loodus looks. Et oleks rahu ja veidi väikest, mis saadaks mu maal nii suur kui väikest. Et oleks rahu ja veidi rõõmu, mis palju soojust meid hinge tooks. Et oleks rahu ja õnne ilmas, mis paneks naervagi nukrad silma. Et oleks rahu ja veidi teadvust, et iga kevad meis loodus looks. ja selle sõnumiga me tänase kontserdiga kokku tõmbame. kuidas? Nad on valmis, aga palun siis teeme ühe suure aplausi improteatrile Muutu 10. Tere õhtust! Mul on väga hea meel teid kõiki siin täna näha. Andres Üga. Minu nimi on Jürmo. Sa juba toonistasid minu nime välja. Jah, aga ütle, et ütlesid. No välja viisus. Olen Andres. Väga meeldib. Jürmo on väga meeldib. Ja meie oleme improteatrist Ruutu 10. Teeme kiire statistika ka publiku seas. Kes teie seast on varem näinud improteatrit või impromöödiat, tehke üks plaks nüüd. Väga hea tundub. Ja kes teie seast siis vastavalt ei ole varem näinud või improteatrit või impromöödiat, tehke kaks plaksu nüüd. Kes ei ole näinud? Ja kas me teeme kolmanda ära, kes enne ühtki plaksu ei teinud? Teeme need, kes eelnevatesse kategooriatesse ei kuulu ja saavad nüüd teha 3 plaksu. Kõik need vahepärased. Jah, vot. Hüva. Meil on alati hea meel levitada uusi inimesi impromaailma, kes ei ole seda varem näinud. Aga esmalt peab natukene tutvustama, et mis täna õhtul hakkab toimuma. Ja see, mis toimub, on see, et me etendame teile väikeseid mänge, sketše, stseene ja seda kõik sellises humoorikas võtmes ja mis kõige olulisem, improviseeritud, et siis meil ei ole kokku lepitud eelnevalt ühtegi nalja, ühtegi karakterit, ühtegi süžeeliini, ühtegi asukohta, aga teie saate paljusid nendest asjadest meile pakkuda ja kogu see lugu sünnib meie ühise koostööna, et teie annate meile selle sisendi ja kui teile midagi ei meeldi, siis pärast, siis noh, kes süüdab? Kui me oleks nagu jõudnud kauem seda tagamisele, siis ei oleks nii, siis ma oleks ette näinud. Siis ma ei tea, ma oleks võib-olla seal sinna tagaruumi jäänud päris pikalt ja päris meeldib. Nii, aga teie, meie nimesi juba teate, ma sooviksin teiega ka tutvuda, ehk siis ma olen 3, 1, 2, 3 ja siis palun selle peale igaüks hüüdke valjusti oma eesnimi. 1, 2, 3. Ei kuulnud päris kõik. Üks ei kuulnud. Proovime uuesti. Ma olen 3 ja hüüdke oma eesnimi. 1, 2, 3. Ja nüüd oli nagu juba selline ja nüüd said kõige
ma olen varsti 3 nimi ja ütle mulle näiteks kellegi teise eesnimi. 1, 2, 3. Nii, harjutame seda sõna nüüd veel natukene. Ma olen 3 nimi ja mulle midagi, mida võib leida metsast. 1, 2, 3. Seen, jah. Teil on nagu kokku lepitud see, mis te ütlete, hakkagi. Ma vaid 3 ja mulle midagi, mis võib leida tööriistakastist. 1, 2, 3. Haamel, jah. Seda harjutanud juba seda varem. Proovime siis teha seda asja natukene keerulisemaks. Öelge midagi, mis... Olen midagi, mis võiks leida külmkapist. 1, 2, 3. Tega on kabiine, jah. Tega on vorsti. Ja proovime siis teha väikest sellist nii-öelda teadmiste jagamist, et meil on väikene selline isikene, ütleme siin siis selline põlvkondade vaheline erinevus. Nii et ma loen 3-ni, mõelge nüüd natukene järgi ja öelge mõni selline sõna, mida te arvate, et keegi meie põlvkonnast siin, nagu keegi meie vaheline, üldse ei pruugi teada selle sõna tähendust. Tuleb midagi sellist pähe, on ju. Ma räägin, 1, 2, 3. Kutsutud siia. Mina isegi tean. Ja teeme proovime seda vastupidi ka. Et proovime öelge seda, mida teie ei tea. 1, 2, 3. Mõelge mõne sellise sõna peale, mida te olete kuulnud mõnda nooremat generatsiooni ütlemas, aga selle tähendust ja sisu absoluutselt ei tea. 1, 2, 3. Tšekk. Võib-olla, jah? Hästi. Ma arvan, et selle üles see raske on öelda selliseid sõnu, mida sa ei tea, jah. Tehke endale suur aplaus, said selle üles. Jah, häälevaaled said soojaks, teeme natukene kehaga soojaks, aga me ei hakka nüüd siin pundiratteid viskama. Teeme lihtsalt, tõstame käed enda ette ja paneme näiteks, ütlen, paremal käel, kõi on püsti. Väga hea. Meil pole veel etendus läbi, aga juba näitab väga hästi. Teisel käel, vasakul pange nimeti sõrmad enda ette. Lõpetatakse ei ole näidata, aga praegu ma luban. Ja nüüd